Kui sa mõtled investeerimisele, siis sa kujutad ette, kuidas raha kasvab. Turg tõuseb, graafikud liiguvad ülespoole, sinu portfell teeb vaikselt oma tööd. Aga investeerimine ei ole ainult see, mida sa õigesti teed. Vähemalt sama palju ja vahel isegi rohkem määrab sinu edu see, mida sa valesti ei tee. Ja täna räägimegi sellest, kuidas siis vältida kõige tavalisemaid investeerimisvigu. Need on need vead, mida isegi nutikad ja motiveeritud inimesed teevad, mitte pahatahtlikkusest, vaid teadmatusest, kannatamatusest või lihtsalt hirmust. Mina olen Val Arumäe ja sa vaatad Starfish Academy kanalit, kus iga nädal jagame sinuga õppetunde rahast, investeerimisest ja ettevõtlusest. Ja kui need teemad sind kõnetavad, siis vajuta subscribe, et sa järgmisi teemasid maha ei magaks. Alustame sellest, mis võib-olla on kõige suurem viga üldse, ehk siis investeerimise edasi lükkamine. Mitte seetõttu, et sa ei tahaks investeerida, vaid see, et sa ootad õiget hetke. Ootad, kuni turg rahuneb, ootad, kuni oled rohkem lugenud, ootad, kuni saad suurema sissetuleku. Aga sel ajal raha lihtsalt istub ja inflatsioon sööb seda iga päev. Kõige edukamad investorid ei ole need, kes alustasid kõige paremal hetkel, vaid need, kes üleüldse alustasid. Iga kuu, mille sa edasi lükkad, on kuu, mille jooksul su raha ei kasva. See tundub võib-olla tühine, et ainult üks kuu, mis see ikka mulle teeb, aga investeerimises ei ole asi ainult summades, asi on ajas. Ja aeg on sinu parim liitlane. Iga edasi lükatud kuu on üks kuu vähem, kus liitintress saab oma tööd teha. Aga kui sa lõpuks otsustad alustada, siis tihti ei teki mitte ainult rõõm, vaid tekib ka uus surve. Surve teha esimene samm täiuslikult. Tekib tunne, et nüüd peab leidma õige aja. Ja see toob meid ühe kõige ohtlikuma investeerimise lõksuni. Turgu ajastada üritamine. See tundub loogiline, eks, et ma ootan veel natukene, kui hinnad kukuvad ja siis ostan odavamalt. See on ju selline tundub nagu nutikas mõte, eks. Aga probleem on selles, et turud ei ütle sulle, millal nad kukuvad. Ja veel vähem ütlevad nad, millal nad uuesti tõusma hakkavad. Põhi ei tule koos sildiga või teavitusega. Keegi ei saada sulle e-kirja, et täna oli parim päev sisenemiseks turule. Ja mis veel hullem, kui sa jääd ilma kas või 10 parimast päevast turul, siis su aastane tootlus võib olla 10% väiksem. Mõtle, kõigest 10 päeva. 10 päeva 10 aasta jooksul, millest ilma jäämine määrab kogu pildi. Ja neid parimaid päevi ei saa ette ennustada. Nad ei tule pärast selgeid signaale ega häid uudiseid. Nad tulevad sageli just siis, kui hirm on kõige suurem. Sellepärast ütlevadki kogenud investorid, et ära püüa turgu ajastada. Ajasta oma investeerimine. See tähendab, et sa lood endale süsteemi. Sa investeerid igal kuul, sõltumata sellest, mis uudised räägivad või mida graafikud näitavad. Sest pikas plaanis pole oluline see, millal sa sisenesid. Oluline on see, et sa olid kohal. Ja just see kohalolek, see järjepidevus on see, mis kasvatab su portfelli ajas. Sest investeerimine ei ole mingi ühekordne trikk. See on harjumus, see on protsess, see on eluviis. Järgmine suur viga. Liiga keerulised süsteemid. 5 erinevat äppi, 3 maklerit, 10 erinevat fondi. Lõpuks sa lihtsalt väsid. Ja kui elu läheb kiireks, siis sa lihtsalt ei tee enam mitte midagi. Aga süsteem, mis toimib, on lihtne, automaatne ja jätkusuutlik. Kas või üks fond, üks kord kuus, automaatne ülekanne ja sa oled ees rohkematest inimestest, kui sa oskad arvata. Aga lähme järgmise vea juurde. 2 olulise asja segi ajamine. Kapitali kasv ja rahavoog. Mõni vara annab kohe dividendi. Mõni lihtsalt kasvab ajas. Mõni võib ajutiselt isegi väärtust kaotada, et siis uuesti tõusta. Kui sa ootad kõikilt varadelt kohe tulu, siis sa võid müüa ära just selle vara, mis oleks sulle tegelikult pikemas plaanis kõige rohkem andnud. Nutikas investor mõtleb, miks ma seda vara üldse hoian? Kas see on minu pensioniks, passiivseks sissetulekuks või on see kapitali kasvatamiseks? Ja iga investeering vajab selget rolli. Ja lõpuks võib-olla kõige väiksem, aga salakavalam viga on siis ilma eesmärgita investeerimine. Sul on raha, sa tahad, et see kasvaks, aga mille jaoks? Mille nimel? Mis summad sa üldse vajad? Ja kui sul pole seda sihti, siis sul ei ole ka selgust. Ja kui pole selgust, siis iga turu kõikumine tundub ohuna. Aga kui sul on konkreetne eesmärk, näiteks 100 000 eurot 10 aasta jooksul, siis sa tead, kuhu sa liigud. Siis iga langus on lihtsalt osa teekonnast, mitte selle lõpp. Ja kui sa nüüd mõtled, et oled mõnda neist vigadest teinud, siis tea seda, et sa ei ole üksi. Me kõik oleme neid vigu teinud. Aga investeerimine ei nõuagi täiuslikkust. See nõuab õppimist, kohanemist
ja edasiliikumist. Üks samm korraga. Ja kui see video andis sulle selgust, siis jaga seda kellegagi, kellel võiks sellest samuti kasu olla. Ja kui sa tahad veel selliseid praktilisi videosid, siis vajuta video all subscribe nuppu ja näeme juba järgmises videos.